Osasid teist ma siin tean liiga kaua ja osad teist teavad mind liiga hästi ja see paneb mind natuke nagu raskesse olukorda, et valetada on päris raske, aga alati nagu tasub endale naerda ja ei ole midagi uhkemat, kui olla pärast sellist infotehnoloogilist ettekannet tulla rääkima kirvest. Mis vastupidiselt infotehnoloogia peaks siis töötama kogu aeg. Ma vaatan, et siin on selline kiriklik õhkkond, et kuidagi nagu on pingiread ja siis on altar, kus see kantsel, kus siis inimesed rääkimas käivad. Et algselt tegelikult Rauliga sai jah kokku lepitud see, et tuua võib-olla sellisesse teoreetilisse õhkkonda veidikene ka praktilist lähenemist mõningaste töövahendite nii-öelda vallast, mis võiks võib-olla vabatahtlikele päästjatele, kuigi ma pean tunnistama, et ma näen siin ka kahtlaselt kõrgel positsioonil töötavaid kutselisi inimesi istumas, töö kvaliteedi muudatust ja parandust. Ja ma alustan oma juttu sellega, et tegelikult, nagu Raul ütles, et ma töötan päris mitmel ametil ja ma isegi ei oska öelda, kas kutselised nüüd peaks tundma ennast nagu parematena või teie peaksid suhtuma meisse kui vaenlastesse või et kuidas Eestile see omane see vastandumine tavaliselt on, eks ju. Aga ma tuleksin nagu selle juurde tagasi, mis mul vabatahtlike liikumise hoiakutest nagu esimene nagu äratuskell oli, et midagi on natuke bussis. Oli selline väga külm talveöö, tulekahju Tallinna lähistel ja sattusime me siis kokku sealse kandi vabatahtlike seltskonnaga ja hästi külm oli õues. Ja seal üks võitleja jookseb ringi palli peale. Siis ma nagu muretseva rühmaülemana orjade eest küsisin, et miks mütsi peas pole. Ta ütles mulle sellepärast, et ma olen vabatahtlik. Ja siis ma pidin talle ütlema, et ma ei küsi, kas sa oled vabatahtlik kutse, ma küsin, kus su müts on. Ja ühesõnaga varustuses poolt talvemütsi. Et iseenesest joatorud, voolikud, isegi auto, kõik on nagu olemas, aga müts ei ole inimese pea peal. Ainuke vabandus on see, et ma olen vabatahtlik. Et ärge tehke endast sellist rumalkannatajat ja oodata, et järsku see müts mulle kunagi pähe kootakse või pähe kukub. Et mõelge alati siis selle peale, et mida on mul tegelikult tarvis, et olla hea töötaja ja hea kvaliteediga päästeteenuse pakkuja. Te olete selles mõttes väga tublid inimesed, vahest isegi teid ilmselt veedesse hulludeks, et kas vaba ajaga tõesti muud mitte midagi pole peale hakata, kui käia mööda suitsevaid tukiunnikuid ja häda veel talvel, eks. Ja teine osa minust, kes siis on selline süva päästevarustusega tegeleja, viimasel aastal 2015 olen ma väga palju hakanud kokku puutuma just nimelt teie ja teie kolleegidega kõikvõimalike varustuselementide hangete osas. Ja mõnikord need küsimused, mis tulevad, panevad natukene nagu muretsema. Et ma saan aru, et raha on palju, aga see ei tähenda seda, et tuleb hakata hankima asju, mida vaja pole. Taheti hankida sellepärast endale tuletõrjekeeli sileda raudne joatoru, et kõrvalklubil on. Kas kellelgi on teist varustuses sileda raudne joatoru? Kas te teate, mis see on? Kaila fettimise peale. Ühesõnaga, see on joatoru, kus sees ei ole mitte midagi peale toru, aga see on väga efektiivne nii-öelda tulekustutusvahend. Aga mis tema tingimus on? Vett peab maru palju olema, eks ju. Ja ma arvan, et kõik, kes te olete nii-öelda esimesele mingisuguse tossava asja juurde jõudnud, siis esimene, mis teil otsa saab, on mis asi? Vesi. Ja kui te olete nüüd hankinud neile sellepärast tööriista, et naabrist parem olla ja oma veepaagi kusagil 25 sekundiga tühjaks saate ja siis imestate, et vau, mis nüüd sai, eks ju. Ja siis te leiate selle ekraani pealt, vaatate neid liikuvaid täppe ja need täpid tulevad teie juurde umbes poole tunni pärast, siis te saate aru, et teid tapetakse sündmus kohe ära. Lihtsalt tapetakse ära nii kõik. Et mis ma tahan öelda see, et iga kord, kui te hakkate mõtlema, et millist varustuselementi hankida, siis mõelge, kas meie päriselt ka seda kasutada saame ja millised on tõkendid. Tõkendid on need, mis on nii-öelda meile usaldatud ja meile antud töökohustused ülesandama. Aga kui te vaatate meie päästesüsteemi strateegiadokumenti, siis seal on olemas 2
põhivaldkonda, mida siis vabatahtlikelt eeldatakse, nii nagu kutselistel. Kas te oskate nüüd 2 tükki öelda? Marko Põld on siin saalis, teate? Ennetustöö, on nii? Ma ei tea, kas te seda armastate või mitte. Selleks töövahendeid väga palju pole vaja. Seda toodetakse, on materjalid, on lähenemised, on vahendid, on sõnumid. Teine. Päästetöö, jah. Vabatahtlike puhul ja tegelikult ka riiklikus vaates võiks olla ka 3. Millest me tegelikult väga rääkida keegi ei taha. Teie, kes te olete kogukonna mõistes aitajad, siis päästefaas tegelikult saab väga ruttu läbi. On nii? Aga mis jääb? Inimkannatus. On nii? Ja see inimkannatus on tegelikult asi, mis on jäänud praegu nii varustuslikus vaates natukene tahaplaanile. Kas teie päästeauto peal, mis teil olemas on, kas teil tekke on? Mitu tekki teil auto peal on? Mõnel on 0, mõnel on 3, miks teil 3 on? See on sama lugu, meil oli kunagi meie oma komandos oli diskussioon just sama siin tekk. Mitu tekki võiks ja peaks tuletõrje auto peal olema? Noh, 1. Okei, sündmuskohtadel 1 kannatanu, see on väga okei, aga meil oli 2 tekki auto peal. Ja siis kas me peaksime selle ära võtma või peale jätma? Siis tuleb keegi teooriaga välja, et aga kui buss on külili, siis on ju vaja 46 tekki. Kas me topime nüüd siis 46 tekki autosse, ootame seda bussiõnnetust, mida kunagi tuleb. Ja siis selle võrra ei mahu näiteks selle voolikud peale. Ja sellised diskussioonid ja varustuse valikud tegelikult peaksidki lähtuma, siis ma arvan, et nende 2 sümbioosist ennetus võib-olla veidikene välja. Loomulikult, kui te tahate midagi näidata inimestele, et näed, et meie maakonnas on ka siukene võimekus, siis loomulikult peaks olema olemas. Aga ja varustuse valik just seesama asi, et mis on meie soov, mis on meie tahe ja mis on siis ootused riigi poolt meile pandud. Ja seesama silederaudne joatoru, eks ju, loomulikult tule kustutamine on meie põhitöö, aga kui meie skemaatikasse ei mahu väga kiiresti lisavesi, meil ei ole tulevikurante, meil ei ole lähimaid veepaake enne kui 20 kilti raadiuses, siis te ilmselgelt saate aru, et sellise asja ostmine on täna väga lihtne. Tuleb müügimees kataloogiga, räägib, kui hea asi see on ja ütleb veel, et naabril on sealpool on ja seal on ja teil polegi või. Ja siis te nagu tunnete veidike süüd ja ostad selle asja endale ära. Aga alustage alati juriidikast. Et miks just sai kaasa võetud selline kirdev moodustis minu jaoks, et selline rauast element tegelikult ise loomustab kõige rohkem sellist kombinatsiooni tööriistast, millega on võimalik teha tegelikult ära väga praktilisi asju just nimelt tulekustutus päästetöödel, kus selline asi nagu suitsusukeldumine, mis teid täna meil ei puuduta, on kas juba tehtud või pole enam vaja. Ja ei pea selleks väga palju nagu ka mõtlema juriidiliselt. Konstruktsioonide avamine tulekahju käigus tegelikult ei ole väga juriidikaga seotud. Küll aga on juriidikaga seotud näiteks teil täna inimese ruumi sisenemine, ehk siis te ei tohi näidata avada uksi ilma siis teatud loata, mis teile võib-olla distantsilt antakse, mida väga hästi ka anda ei taheta. Ja ühesõnaga, et selline maa ja taha vahel õõtsumine selle koha pealt on, et see ikka see, et siin osad küsisid, et kas huligan kange, mida te võib-olla olete näinud siin autode peal ringi liikumas, et miks seda kaasas pole. See on just sellepärast, et huligani külge tegelikult tekib kohe paragrahv. Huligan oma põhiidees on tegelikult ikkagi avada väga kiiresti jõuga suletud uks, mitte uks maha lüüa, nagu me kasutame retoorikas ja meedias, et päästed tulid, lõhkusid ukse maha. Ei, see avatakse jõuga, see uks jääb ilusasti pärast käima. Aga siin on sama küsimus, et mis ma sellest endale hangin, kui ma seda kuskil tegelikult ei tohi.
ja võt sellised diskussioonid teie sees võiks ja peaks nagu elama. Kui me räägime inimkannatusest, siis inimkannatus tegelikult ongi see, et kuidas reageerib üks vabatahtlik päästekomando või üksus näiteks teatele, et meie enda külas kukkus puu inimesele ja toetab vastu tema katust. Kas see on päästetöö? Minu kumma külas siis ikka läheb appi. Ma ei küsin, kas sa lähed appi või sa ei lähe appi. Aga kas seal on päästesümbuse mõistes? Kõik on juhtunud juba. Inimesed kannatada pole saanud. Puu toetab katuse peale, eks ju. Ja võt ongi küsimus, et kas ma lähen või ma ei lähe. Ja mõelge siit samm edasi. Kui nüüd peaks juhtuma seal siuke rumal asi, et te veel viga saate, siis tegelikult tekibki see samas riid ja tüli kohe, et kas see asi oli argumenteeritud, põhjendatud. Ometigi tegelikult me kõik räägime, et jah, sellele vanale inimesele on see probleem, kui tema vahtra puu on tema katusel, eks ju. Ehk siis see on see siin. Ja terve mõistus ütleb, et jah, ma tahan näidata. Väga hea näide, kuidas päästefaas väga ruttu läbi sai, oli aastaid tagasi, ma arvan, et olite siis juba seotud päästealaga või vähemalt pidasite plaani, sündinud olite te kõik. Kui 2005 ründas meri Lääne-Eestit, siis tegelikult väga kiiresti saadi teada, et jah, näed, inimesed on kõik päästetud elus, keegi ära juhtunud. Nad on kogutud Häädemeeste vallamajja ja korras. Aga tegelikult ei olnud korras. Inimestel on riidud ligu märjad, neil ei ole küttepuid, neil ei ole süüa, sest et meri viis keldri tühjaks kartulitest, eks. Et see inimkannatuse faas on tegelikult see, mis ma väga soovitan teil täna mõelda just suures pildis, et kuidas me sellega hakkama saame. Ja vaat siis tulevadki käiku kõikvõimalikud sellised päästeristad, mis on liigitud nii-öelda käsitöö vahenditeks. Kas seda vöö külge saaks panna? Käed püsti, kui palju te ostate tuletele vööd? 3 meest. Osad pole näingi. Et ehk teisisõnu jällegi see, et enda külge riputatavad töövahendid tasub alati mõelda selle peale, et kas ma panen selle igale mehele külge või ma panen selle auto peale. Ja me võtame selle sealt siis maha, kui seda vaja on. Sest et kui meil pole tuletele vöösid, mis me siis neid vöövutlereid ja 20 kirvest kokku ostame selle pärast, et me võiksime selle raha investeerida hoopis kuskile mujale. Leekide kustutamises ilmselt ei kahtle mitte keegi teis ega teie oskustes ja ma väga loodan, et te ise olete kindlad, et te saate sellega hakkama, eks ju. Öelge mulle palun, milliseid materjale te suudate purustada oma töövahenditega? Klaas ikka. No kas pakett akna teed katki? Kui maast tellis kivi saan, siis ikka. Kolmandal löögil. Et selles mõttes jällegi küsimus või oma võimekuse kohta, et kui me nüüd teostame näiteks põlevas hoones talumajas järelkustutustöid, avame konstruktsioone, et pääseda tulepesadele lähemale, me peame ometigi ju kuidagi moodi ju materjale puruks saama. Kas te puitmaterjali suudate lõhkuda? Jah, puu on materjal, mis tegelikult ei ole mitte mingisugune, ärge arvage, et kui ma küsin lihtsalt küsimusi, et te peate vastama sellise väga ankeetküsitluse, nagu te siin tehti, et päästemaailm vajab täna Eestis minu meelest selle küsis, et me üritame leida võimalikult keerulisi lahendusi asjadele. Et kui on mootorsaag auto peal olemas, eks ju, või käsisaag või kirves, siis tegelikult puitmaterjali purustamine ei tohiks teie vabatahtlik võimekuses küll mitte mingisugune uudis olla. Ja kui te nüüd avastate, et vau, ma ei saagi puitu katki, siis tegelikult on see nüüd mõttekoht järgmiseks sammuks nii-öelda varustuse hankel. Et ostke enne ikkagi saak kui otterpump piltlikult öeldes. Et te saate nii-öelda tulekustutusvõimekust parandada. Millega te naelu välja tõmbate? Sõrkangiga, väga lihtne. Siin ei ole vaja selleks mingisugust spetsiaalset kangi väljatõmbamismasinat ega tolmimejat, vaid kui meil on olemas kang, meil on olemas mõistus, siis me selle naelasega kätte saame koos laudisega, eks ju, ja me jõuame jällegi sammukene nii-öelda tulepesale lähemale, et see ära kustutada. Vett on meil ka vähe, mida täpsemalt laseme, seda kauem kestame. Kuidas plekkkatustega loodame? Kas teie piirkonnas on olemas plekkkatused või plekkseintega mõju, ehk siis hangaare ja selliseid industriaalseid objekte? Kas me plekki lõhume? Hirdega põhimõtteliselt lõhub. Kui kannatab peale. Et on olemas mingid asjad. Eest tuli ka tegelikult märkus akutrell, mis siis eeldab seda, et meil on olemas sellised spetsiaalsed voltide või plekiga väljakeerimise pead.
aga sellega on neil omaette häda, sest et see on esimene samm selle poole, et me oleme muutunud ka natukene varustuse sõltlaseks. Et me hakkame tegelikult iga liigutuse jaoks tahtma uut mänguasja. Et olge siin ka ettevaatlikud, sest et ma olen ise selle päris mitmel korral erinevates pääste süsteemi rollides läbi elanud, kuidas poisid ütlevad, Gert, me ei saa seda tööd teha sellepärast, et meil ei ole spetsiaalset nurgasaagi. Ja siis tuleb üks vanem võitleja, lööb selle sama asja Valdaga puruks, ütleb, et näed, saime küll. Et ärge muutuge ka väga varustuse sõltlaseks. Aga plekk on kindlasti asi, mis on mõttekohaks. Ja kui teil näiteks on olemas nüüd akutrellide süsteem, siis kindlasti te oskate mulle praegu paugust kirjeldada ka akutrellide aku hooldamise süsteemi. Millal te avastate, et aku tühi on? Sündmuskohal, just nimelt. Selles mõttes, kui ma võtan täna näiteks oma tuletõrjeauto, millega ma üle 3 päeva välja sõidan, siis tegelikult see akude hulk, mis meil kasutada on, see on väga-väga suur. Raadiojaamasid keemiaõnnetuseks, raadiojaamasid suitsukelduseks, akutrellid, prožektori kohvrid, ühesõnaga akumajandus on tegelikult väga-väga massiivne, aga väga head sellist süsteemi, kuidas neid akusid hooldada, õieti laadida, taaslaadida, seda tegelikult ei ole. Ja akude läbiminemine on jätkuvalt probleem. Ja teine asi on kindlasti see, et te peate arvestama sellega, et kui te nüüd seal libeda katuse peale oma akutrelliga töötate ja teil nüüd siis see adapter näpu vahelt ära libiseb ja alla lumehange kukub, siis seal ta on. Ja sellele võite kevadel järgi minna, et ehk teisena mõelge jällegi samm ette, et kui mul ära nüüd kaob, kas ma sellest pean kutsuma nüüd naaberkomando appi, kes tuleb kohale, mis mureks on akutrelli, adapterit, aga mul ei ole seda kunagi olnud. Kurat, kedel on. Et ühesõnaga selline väikene risk on alati olemas. Ja plekk, jah, just nimelt, kui nüüd plekki saab avada kruvide või poltidega, ei ole see väga suur trikk. Samas, kui on nüüd selline kas põllumajandushoone või industriaalobjekt, siis tegelikult kui kõrgelt me neid plekikruvisid välja krutida saame. 11 meetrit. Käeulatus on kindlasti, pluss tõmmekas takka, eks ju, et see nagu on olemas siis oluliselt keerulisem lugu on valtsplekiga. Sest et seal ei ole väga palju kruvi ega riideseid, seal tuleb hakata siis kuidagi mõtlema, et mis pidi ja kus pidi siis asi nagu olla võiks.